No tšau, tervitused siit Raagatalust. Täna on laupäev ja kuigi ma olin täna väga väsinud, ma lausa tukkusin keset päeva, siis ma võtsin kätte ja ma värvisin Leenu kapi ära. Ma olin mitu korda seal staadiumis, et ma mõtlesin, et ei, ma ei jaksa, ma jätan järgmiseks korraks. Aga siis ma jälle mõtlesin, et ma ei viitsi jälle uuesti seda aega võtta, seda kõike kätte võtta. Seega ma tegin kõik 2 kihti igale mööbli jupikesele ära. Ja praegu täpselt läkski päike ära, seega ma saan teile näidata seda tulemust. Ma mõtlesin, et ma ei näita teile enam seda, kuidas ma värvin, sest te olete juba 100 korda näinud, kuidas ma põrandat või seda kappi värvin, nii et me ei viitsi seda vaadata. Vaatame lihtsalt tulemust. What? Ikka ju, no ei näe roosa välja siin videos. Kuidas ma teile näitan, et see on roosa? Ma pean midagi valget siia kõrvale panema. See, et siin on see hele laik, tähendab seda, et see kuivab. See väike koht on veel märg. Ja selle järgi võite siis vaadata, et hele ja roosa. Mingi muutus on toimunud. Need on siis siin igasugused jupid, seinad, uks, veel uksi, sahtlid, see tipp. Nagu, mis see on kapil, nagu katus või? Ja põhi. Ja meil on tegelikult mõned jupid veel ja aidas ka, aga neid ei ole mõtet värvida. Ma esialgu teen niimoodi, et ma ei värvi sisu. Me paneme ta kokku, paneme ta seal toas siis õigesse kohta ja siis ma vaatan, kas värvida seest üldse. Ja kas värvida sama värvi või midagi muud, et heleroosa kapp ja siis teed lahti ja vau, midagi hoopis teist. Nii et vaatame. Igatahes olen ma väga rahul, et ma selle täna ette võtsin, sest et mulle tundus, et ma olen kuidagi ebaproduktiivne, kui ma lihtsalt lösutan diivanil ja hakkasin lihtsalt pihta ja pressisin läbi selle tüütu tegevuse, sest mulle meeldib värvida, ma olen seda enne ka maininud, aga no vahel ei viitsi, vahel lihtsalt on kõrini. No väga hull ei olnud tegelikult, aga see protsess oli pikem, kui ma arvasin, nagu ikka selliste asjadega läheb. Ette rääkisin küll, et tegelikult kui ma selle kätte võtan, siis ei võtta üldse kaua aega, aga mul ausalt öeldes juba enne värvimist oli kopp ees sellest kapist selles mõttes, et ma pidin need kõik mingid alused leidma siia muru peale, et need jupid siia laotada, et ma saaks neid korraga värvida, et ma ei pea neid niimoodi, et ma värvin ära ja siis ma tassin kuskil eest ära ja mida iganes. Sellise asjaga viitsid tegeleda, seega see protsess oli tegelikult pikk, minu arust enne oli nagu päev, päike oli kõrgel ja nüüd järsku hakkab õhtu tulema. Aga kapp on tehtud, nii et äge. Jälle on üks imeline suveõhtu. Mul tuleb nii hästi meelde, kui me siia just kolisime ja ma hakkasin alles Leenut siin jalutades magama kõndima, siis tundus nii äge, et meil on lihtsalt oma maa siin, kus niimoodi jalutada oma ette rahulikult ja nii ilus on. Ja tõesti see tunne ei ole kuskil ära kadunud. Kui on selline suve õhtu, siis on lihtsalt selline idyll, et ei tea keda ära tänada. Leenu tuli suure Jaanit avastama. Jaa.
On pühapäev ja me käisime siis perega Suure-Jaanis hängimas ja Tervisekojas basseinis sulistamas. Me oleme seal suve jooksul juba mitu korda käinud, sest see on selline tore asi, mida koos teha. Ja kuna meil kodus ei ole sooja duši, siis on vahel mõnus see teekond selle mugavuseni ette võtta. Ja minu arust see Suure-Jaani on selline üllataja olnud meil siin, et nagu ma olen enne ka rääkinud, siis siin kandis ümbruses on nii ägedaid asulaid, kus on kõike põnevat, ei ole üldse vaja kuskile suurde linna minna, et meil on igatahes nii tore olnud ja kui saime teada, et seal Suure-Jaanis tervisekodu on, siis kohe tahtsime proovida, sest et soovitati, et lapsega on seal väga mõnus ja tõesti on. Nii et kui satute Suure-Jaani, siis minge tervisekotta ja sulistage. Hästi mõnus. Taking off the Mona Lisa puzzle, and it's going to start by just flipping everything over, not doing any sorting. Mõmmi! Aitäh! Kiisu! Mul on selline hästi veider omadus, et ma ei tea, kas see veider on, aga nagu see on halb omadus, et ma olen selline tegevuslisti inimene. Mul peas kogu aeg ketravad mingid asjad, mida ma pean tegema ja see kulutab mu energiat ja kuidagi raiskab seda energiat, mida ma võiksin kasutada prioriteetsemate asjade jaoks, nagu näiteks Leenuga mõtestatult koos aja veetmine, perega olemine, koertega hängimine, maja peal igasugused tegevused, et kui Leenu sündis, siis ma olin täiesti valmis, et ega ma eriti tööd ei tee, et tuleb rahulik suvi ja ma üldse ei pane endale pinget peale. Aga Leenu oli nii rahulik laps ja siiani, okei, Leenu, ära võtta seda kaamerat ära. Aitäh. Mängi selle mõmmiga. Kiisu on see hoopis, MSS. Et ma ei pannud endale pinget peale, et tööd teha, aga Leenu oli selline laps, kelle kõrvalt oli lihtsalt nii lihtne tööd teha, et ma ikkagi ütlesin kõigile mul oli juba seda entusiasmi, et teha hästi palju tööd. Ja siis ma tegin hästi palju pilte eelmine suvi, aga ma ütleks, et Leenu on nüüd keerulisemas eas selles mõttes, et tema kõrval tööd teha, et ta enam ei maga kogu aeg või Stop neid võtmeid, jah. Emma annab sulle. Aitäh. Leenule väga meeldib nende võtmetega mängida, on ja? Jaa. Et ma arvan, et see isegi ei ole oluline, aga lihtsalt ma oleksin võinud olla lapsehoolduspuhkusel, sest et see lapsehooldustoetus tuli niikuinii, aga ikka mul lihtsalt olen selline kaljukits, et
kogu aeg, et kõik või mitte midagi, ma suudan kõike, ma teen. Jaa, nii lõbus või? Et mina olen erand, mina ei pea puhkama, ma ei pea. Mida? Et mina ei pea ainult nagu lapsega kodus olema. Et ma teen tööd ka, ma olen ju nii tegija, vaata. Mis toimub? Sa oled nii armas, ma ei saa pakku nutma. Et kuule, sa oled nii nunnu. Panen need tasakesi maha, jah. Et minu jutu point on see, et ma olen teinud kogu aeg tööd, kuigi see võtab mult muude asjade arvelt energiat ja aega ära. Et no raha on muidugi tore teenida, aga me oleme õnneks nagu nii heas seisus, et ma tegelikult ei pea seda raha pärast niimoodi tegema, et hea on muidugi, kes siin maja peal ju kulub nagu lõputult võib kulutada, kui väga tahta. Et see on väga tore olnud, et ma olen saanud tööd teha, aga iga aastaaeg ma jälle mõtlen, et no järgmisest aastaajast ma võtan rahulikumalt, no järgmisest ma võtan, aga ma olen selline kõik või mitte. Et kuna need, issand, ma ei saa üldse rääkida, nii armas. Jaa. Ma ei tea, kuhu ma jutuga jõuan, ma kogu aeg räägin ära. Tahad tulla siia või? Et ma rääkisin alguses nendest peas keerlevatest to-do listidest, et mul on niimoodi, et kui mul näiteks on nädala aja pärast mingi pildistamine, mul kogu aeg ketrab see peas, ma ei saa nagu rahulikult võtta, ma ei tea, mul on see nagu, ma olen nagu veits nagu lukus või nagu, et ma lihtsalt siuke tunne, et ma pean lihtsalt istuma ja ootama seda. Ja ma tahaks, et oleks lihtsalt aeg, kus mul ei ole mitte midagi ja ma saan täielikult mõtestatud 100% pühenduda Leenule ja perele ja majale ja kõik see, et ma üritan nüüd sinna jõuda, et ma ei stressa sellepärast, et maailm jookseb eest ära. Et kui ma ütlen kellelegi, et ma praegu hetkel ei pildista, sorry, ma ei saa, siis see ei ole maailma lõpp, et see inimene ei solvu mu peale, et ma ei tule enam kunagi see juurde, et äkki nagu lihtsalt on väike paus ja see on okei ja et ma üritan siis ma tahaksin väga ära kasutada seda kuidagi. Ma ei tea, kas te kuulete mind üldse. Anna meile musi. Ja meile musi. Ja meile musi. Et ma olen nüüd teinud ka selle augusti juba selliseks, et mul on ainult mõni pildistamist veel ja no ikka ma ei tunne, et ma olen nagu vaba, ma kuidagi ei suuda muude asjadega tegeleda, mingid pildid on töötlemata või midagi ja siis ma nagu, et ei, ma ei saa puhata, ma pean raiskama nüüd oma energiat sellele mõtlemisele, et ma pean tööd tegema, et see on veidi kurnav ja ma olen võtnud vastu selle otsuse, et lihtsalt tuleb teadlikult teha see otsus, et jah, ma nüüd võtan tööga rahulikumalt, muidugi olen väga õnnelik, et mul on see võimalus ja et ma saaks täielikult kuidagi keskenduda iseendale ja Leenule ja perele ja majale ja kõik ja see ei ole nüüd mingisugune praegu see jutt ei ole selle mõttega, et nagu mingi pealkiri, et ma jätan oma töö või mida iganes, et ei, ma ei ole seda siiani veel kunagi osanud teha, et ma nagu täielikult võtan pausi. No ainult siis, kui ma olin lõpurase või kui ma sünnitasin, siis ma natuke olin, aga ma 2 kuud peale sünnitust olin juba jälle pildistamas, nii et ma ei tea. Aga lihtsalt ma arvan,
ma olen selline seda usku, et jagatud mure on pool muret ja ma hästi alati jagan kõiki oma rõõme ja muresid oma sõpradega kohe. Et see hästi aitab mind ja juba siin ma tegelikult olen. Mis juhtus? See on siia kinni või? Kolli. Ma istun, sa tahad ka istuda või? Vot, igatahes, mis ma tahtsin öelda, et pere on kõige tähtsam ja kodu ja meil on kõik olemas, mis me tahta võiks, nii et pole mõtet nii palju hustlida, on ju. Me ei fänna siin hustle-kultuuri. Me fänname seda oma pere ja kodu ja meil on nii tore elu, on ju. Me pühendame üksteisele aega ja oot. Leenu on juba 2 tundi ja 20 minutit maganud, mis on lihtsalt ulme tore minu jaoks, sest ma sain olla väga produktiivne. Ses mõttes, et oleks võinud ka tööd teha, aga ma hoopis panin eelmise vlogi kokku ja ma arvasin, et mul ei ole üldse materjali, et ma olen nii igav olnud, aga tegelikult oli nii tore tagasi vaadata neid juuli alguse klippe, et mis me tegime, kus me käisime, et igasugused tavalised hetked, mis võib-olla tundusid igavad, on niimoodi videost kokkupanduna vaadates nii toredad. Mul on lihtsalt nii hea tuju ja nii palju energiat, ma ei tea, mida ära teha. Mida ma teen? Mida ma teen selle energiaga? Õhtuks lõppes vihm ka ära ja tulime tikreid sööma. Ma lihtsalt nii väga armastan tikreid, aga mul on see nali, et ma ei söö koori. Ma olen sita. Meil tuleb vahel tuju ja me käime rattaga sõitmas, sõidame lihtsalt Kabalasse poodi, sest et saame ühildada värskes õhus olemise ja väikse trenni, saan liigutada ennast ja Leenule väga meeldib rattaga sõita, nii et win-win-win!
pidin just laskma toas seda, sest et ma ärkasin öösel peale 3 ja ma mingi pool tundi ajasin mingeid elukaid taga. Ma netist uurisin, et tundusid olevat seemnejooksikud. Ja ma ei taha neid. Seega me püüame. See oli siin olemas, ma oletan eelmiste omanike poolt täpselt samal põhjusel, nii et proovime neist lahti saada. Aga tere hommikust! Täna on kolmapäev ja eile käis meil siin selline huvitav külaline nagu ehitaja, kes hakkab meil siis vannituba ehitama. Et meil tuleb seal sellest pisikesest praegusest vannitoa algest siis laiem ruum. Ta andis soovitusi, et kuhu poole laieneda, et kas minna pikemaks, kas minna laiemaks. Siis arutlesime, et kuhu mis mahub, mismoodi. Asso ja tema seal rääkisid mingitest spetsiifilisematest ehitusasjadest, millest mina eriti midagi ei tea. Seega täna üritame Assaga panna siis mingisuguse ruumiplaani talle kokku, kuna me alguses plaanisime pikemaks minna, aga ta soovitas minna pigem laiemaks selle toaga. Siis me natuke peame seda planeeringut ümber mõtlema ja mõõtma, et kuhu siis see valamukapp täpselt mahub, see on päris suur vann, kuhu dušš läheb ja tualett. Et kuidas see paigutus seal võimalik on siis. Vot, väga põnev. Nüüd käib siis õhutus, et see vastik putuka mürk toast välja saada. Palun vaadake seda. Meil on Olliga selline nipp, et ta ei taha eriti tuppa tulla vahel ja siis ma loen lihtsalt mingi 3 või 5. Ja ma ei tea miks, aga Leenu teeb seda. Vaadake. Olli, tuppa! 1, 2, 3, 4, 5. Ma tean, et ta ei saa ju kuus öelda, ta ei tea sellist sõna isegi. Aga miks sa ütled kuu? See on ka äge. Leenu, mis sa teed, kui päike paistab? Eks ole. On järgmine hommik, ärkasin just ja Asso ütles, et Väiksel randal on lihtsalt surnuaed. Issand kuudne. Mida? Ja toas niimoodi ei ole. Joo. Vastikud. Siia, lama. Parem, vasak, parem, vasak, tubli. Siia. Tubli siia. Kõrvad. Piip. Tubli piip. Leenu tee ka. Ollile, tee Ollile. Piip. Tubli. Kõigepealt mul oli väga pikalt plaan teha kassiliivakast suurest lillepotist. Et neid müüakse Etsis ja kuskil ka, et on nagu plastikus selline 2 osas lillepott, auk on seal ja siis üleval on mingi fake lill. Ja siis ma mõtlesin seda kuidagi ise ehitada mingist suurest savipotist. Aga ma otsisin ja uurisin ja lihtsalt andsin alla, sest tundus, et võib-olla tulevikus. Aga nüüd ma just mõõtsin selle kassiliivakasti ära, et ma olen väga pikalt, ma arvan, ma olen juba mingi tunde kulutanud vist selle peale, et otsida mingisugune kummut või kapike, mille sisse ehitada siis selline
piisav ruum, et seal saaks olla kassiliivakast, et meil ei peaks olema toas lihtsalt silma all see kassiliivakast, vaid peidus. See on üsna populaarne lahendus, see kapi sisse ehitamine ja see on palju lihtsam ja tõenäolisem, et me saame selle tehtud, aga ma ei ole veel leidnud kummuteid. Meil on piiratud natukene see ruum. Siia tuleb meil küll uus külmkapp, aga see ei ole üldse oluline, eks ta on umbes sama suur, aga siin on selline vahe, kuhu peab siis kummut ära mahtuma. Ja päris keeruline on leida sellist sobivat kummutit ilusat sinna. Ja millest ma veel pole rääkinud. Me siin plaanisime oma seda roigasaeda, et meil on see 3D-paneelaed pandud ümber poole selle ala siin ja teisele poole plaanisime roigasaeda. Aga siis üks hetk Asso ikka hakkas vaatama, et kuule, see ei ole ikka see nagu õige roigasaed, mis me tahtsime, et vaata. Ja siis ma vaatasin, mõtlesin, mis asja, ma ei tahtnud üldse sellist. Et ma olin kuidagi täiesti valesti aru saanud, et millist see ettevõte teeb, kellelt me küsisime. Ja siis me jätsime selle katki. Ja Asso tegi kohe uue tellimuse hoopis teisest kohast. Et valisime tavalised need lamedad aialipid ja sellised erilised otsakesed, küll te siis näete. Ja et materjal on juba tellitud ja siis Asso vend teeb meil selle aia ära siin. Et tellime täiesti värvimata puidust aia. Postid said valitud mingid pruunikad ja nii äge. Tahaks juba näha, kuidas siin see aed on. Et siit see põllu ääres kõik tuleb aed ja see läheb sealt kaugelt puude tagant, põõsaste tagant sinna taha kaugele seal, kus männid on. Kes see on siin? Leenu! Emme ka. Mis sa teed seal? Tudud, jah? Täna on meil selline põnev päev, et Asso läks kollektiiviga suvepäevi pidama. Me oleme Leenuga täitsa mõtte ööseks. See ei ole küll esimene kord, aga vist. Aga ikkagi. See imeline hetk, kui arvutis on töö tehtud. Ja nüüd lihtsalt olen vaikselt oma ette, sest Leenu alles magab. No Ülla, mis me ikka teeme? Tuli, nägi ja võitis küll. Me läheme täna Tapale, sest meil tapakatel on ikka kombeks, et me saame vahel Tapal kokku, hängime või on mingi pidu ja mu sõbranna pereettevõttel Tapa Pitsa kohvikul ongi vahel kavas ägedad peod ja täna on DJ Pennar Feet Tapa Pitsa kohvik, seega me läheme sööma ja tantsima ja päeval ma teen veel seal uudisroogadest pilte, nii et mul seesama sõbranna tulebki kohe hommikul järgi mulle siia kaugele Järvamaale ja siis lähme Tapale ja
saan kaltsukas käia ja üle pika aja tapakaltsukas. Tere hommikust! Me pidime eile jääma Tapale ööseks tegelikult Assu ema juurde. Aga me tulime koju, sest et kodus ärgata on ju päris mõnus. Nii et meil on nüüd justkui nagu oleks teine laupäev, sellepärast et eile oli selline nagu puhkusepäev ja kuidagi hästi laupäeva tunne oli. Ja täna on jälle laupäev, nii et meil on mõnus pikk nädalavahetus ja mõtleme siin, et mis me siis peale hakkame. Ma just Assule pakkusin, et äkki me paneme Leenutoa kapi kokku näiteks. Sõber, tubli! Super! Nii ilus! Täna me lähme sauna. See on siis meie dušš. Pühapäev on lihtsalt täiesti pikal olemise päev, ma olen nii väsinud. Ma olen peaaegu kogu aeg istunud või pikal olenud, vahepeal isegi tegin uinaku kell 10 hommikul. Ja ma ei tea, kas täna üldse saab midagi tehtud elus. Täna olen siis olnud päev otsa palavikus ja suht juurvili. Füüsiliselt oli täiesti tegevusetu päev, aga vaimselt olime teise poole päevast väga tublid, sest me planeerisime ära oma vannitoa ja köögi ja tellisime endale neid hoiukaste terve hunniku, et me saaks aita hakata koristama ja sorteerima. Ja praegu me tulime siia põllu äärde ja Asso näitab mulle, kus meil aed tuleb. Tuleb sealt otsast siia. Ja siis siit läheb niimoodi.
selle viimase kuusest hästi servast. Ma arvan siia, umbes selle koha peal. Ühesõnaga päris ei saa tulla, siia peab tulema 2 nurka. Puudega. Ja siis sealt keerab. Ja seal saab ring täis aiaga. See on juba päris mõnusasti sisse kasvanud. Me tahtsime siis teada, milline see tatra taim on ja siis seal on sellised pupsukesed ja siis selles sees on tatra seeme. Ma kohe näitan. Kuulge, aga ma arvan, et lõpetame selleks korraks. Saab mõnusasti pühapäeva õhtuga ära lõpetatud ja kõik viimased päevad kokku võetud. Aga loodan, et oli tore vaadata ja näeme järgmine kord. Tšau!